nende aastate jooksul ma olen selgelt hakanud täheldama, et on erineva põlvkonna juhid olemas, nii nagu on erineva põlvkonna töötajad olemas, on babybuumerid, on X-põlvkond, on Y-põlvkond, on Z-põlvkond ja ajapuudusel me siin nendest nii palju ei räägi, sest igaüks nendest vajab tegelikult erinevat lähenemist, sest nende sisemised motivatsiooniallikad on veidikene erinevad, sõltuvalt kas sa oled täna 50-ndates, 40-ndates, 30-ndates või 20-ndates. Ja seetõttu juhina on vaja väga hästi teada, mis need on ja kuidas moodi neid siis motiveerida. Aga me vaatame siin siis seda teist poolt, juhtide generatsioonid, töötajate generatsioonidega me seal tunnustava juhtimise koolitusel põhjalikumalt tegeleme. Aga eesmärk on leida see vastavus. Ja juhtide esimene põlvkond, ma hakkasin neid nimetama siis juht 1.0, bossid. See on selline tööstusrevolutsiooni aegne juht, kes ongi sellises mõtteviisis ja hoiakus, et inimesed, töötajad ongi minu jaoks ju tegelikult vahend, ressurss minu eesmärkide, organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Me oleme siin selleks, et raha teenida, ole õnnelik, et me sulle siin üldse tööd pakume ja juhtimine käib kõik läbi sellise piitsaprääniku, käsuliini ja kahjuks ka täna on Eestis selliseid juhte, keda võib isegi natukene liigitada sellisesse põlvkonda. Ja muidugi meil ei ole mõtet rääkida mitte rahalisest motiveerimisest selliste juhtidega, sellepärast et tema arusaamine on see, et ma maksan sulle palka, 8-5 sa oled seetõttu minu oma, ma ütlen, mis sa pead tegema, tee ära ja siis su palk laekub ja kui väga hästi veel teed, siis saad võib-olla veitsa veel preemiat ka. Kuna selline juhtimine on selline hirmuvalitsuse all juhtimine ja see võib-olla töötab inimeste puhul, kes tõesti on tööle kutsutud tegema lihtsalt ühte liigutust. Nad ei peagi kaasa mõtlema, olema avatud, olema loovad, aga kui sa ikkagi täna juhid inimesi, kellelt sa ootad ka panust, avatust, kaasa mõtlemist, nende motivatsiooni, pühendumust, paindlikkust, siis ilmselgelt juht 1.0 seda ei näe, sest inimesed tegelikult ei taha tema heaks töötada, neil on lihtsalt raha vaja ja nad teevad seda lihtsalt sunniviisiliselt. Teine juhtide põlvkond on see, keda ma hakkasin nimetama ülemusteks, on juht 2.0. See on siis selline palju õppinud, palju koolitanud, sageli väga pikalt juht olnud juht, kes arvab, et ta teab juhtimisest kõike, ta oskab tsiteerida õigeid raamatuid, väidelda, tunneb peast kõik võimalikke juhtimisteooriaid, oskab ka öelda õigeid sõnu ja jätab ka näiliselt inimestele siis mulje, et olete kõige tähtsamad, olete kõige suurem vara. Aga muidugi need inimesed, kes tema koos töötavad, nad tajuvad, et need on ainult tegelikult sõnad. Sest lõppkokkuvõttes ikkagi juhti huvitab klient, kliendi kogemus ja töötaja huvitab teda ainult nii palju, kui töötaja tulemus on nähtav. Nimetatakse aga Exceli juhiks, juhib kõike Exceli kaudu, kõik mis Excelisse mahub, mis on mõõdetav, see on oluline juhtimises. Kõik mis Excelisse ei mahu, ei ole oluline ja tema siis istub oma kabinetis, oma arvutis, teeb protsesse, tõmbab seal joonekesi, saadab siis, ma ei tea, oma töötajatele seal, ütleb, nüüd on asjad nii, nüüd teeme nii, võtab ka näiliselt justkui töötajate arvamust, räägime, arutame, kõik teavad tegelikult, et tegelikult ta ikkagi otsustab ise ja ega seal erilit sellist nagu kaasa rääkimise õigust ei ole. Ja ka see ei pruugi töötajate seda tegelikku tahet ja pingutust justkui nagu välja tuua. Sellepärast, et inimesed tunnevad, et jah, me ei karda teda, see pole päris selline hirmu valitseja. Mõnikord on isegi selline juht, kellesse väga ei usuta, sest et nähakse, et ta on küll kõva oma valdkonna spetsialist, ekspert, aga kõik teavad, et ega tal eriti seda nagu juhi omadusi ei ole.